Tere! Siin Brüsseli päevik Yana Toomiga, ma salvestan seda neljapäeval ja täna õhtul ma hakkan lendama Eesti poole. Ma pole kindel, millal ma selle avaldan, võib-olla täna õhtul, võib-olla homme hommikul ehk siis reedel, aga ega see hapuks ei lähe igal juhul. Aina huvitavamaks läheb siin Brüsselis ja igal pool maailmas, nagu me teame uudistest. Ja kui paar nädalat tagasi tundus, et kõige halvem uudis on see, et Euroopa jääb Ukraina läbirääkimiste, rahuläbirääkimiste laua tagant välja, siis peale seda lõhkus veel üks pomm ja selle pommi nimi on USA riiklik julgeolekustrateegia. Ja sealt me lugesime välja igasugust huvitavaid asju. Ma sügavalt kahtlen, et teie olete seda dokumenti lugenud täies mahus, aga kindlasti nägite seda uudistes. Lühidalt öeldes, Valge Maja heidab Euroopa Liidu ette igasuguseid asju, mida võiks sama hästi ka endale ette heita, aga see pole muidugi nii mugav. Me oleme süüdi selles, et meil on liiga palju migrante, ehk siis immigrantide sissevool on liiga suur siia. Me siin rõhume põhiõigused ja nii edasi ja nii edasi. Meie euroskeptikutele see mõistagi sobib ja see omakorda lõhestab Euroopa Liitu. Ma ei väida, et meil ei ole probleeme, kindlasti on ja päris palju probleeme, aga asi pole sugugi nii mustvalge, et on olemas Ameerika Ühendriigid, mis on mingisugune demokraatia häll ja siis on paha Euroopa Liit, kes seda demokraatiat ohustab, sugugi mitte. Aga milles on asi? Asi on selles, et tugev ühtne Euroopa Liit ei ole tegelikult vähemalt selle administratsiooni ajal USA jaoks mingisugune sõber või liitlane, pigem ikkagi konkurent, kui ma pehmelt ennast väljendan. Nii et igaüks, kellel on vähegi tervet mõistust, võiks aru saada ja anda endale aru, et tänapäeval Ameerika Ühendriigid ei ole meie liitlane, ükskõik mida räägib selle kohta, ükskõik milline välisminister Euroopa Liidus, kaasa arvatud austatud Margus Tsahkna. Ma ei väida, et see niimoodi igaveseks jääb, aga Donald Trumpi administratsiooni ajal kindlasti olukord on selline. Nii et me peame ise pingutama, et ennast kaitsta ja et olla ikkagi ühtsed ja mitte lasta ennast lõhkuda väljaspoolt, isegi kui seda teeb keegi, keda eile veel pidasime liitlaseks. Nii palju siis välispoliitikast, aga lähme edasi. Järgmisel nädalal Euroopa Komisjon tuleb välja programmiga, mille Ursula von der Leyen on välja lubanud oma kuulsas mandaadi alguse kõnes, ehk siis eluasemekriisi lahendamise programmiga. Euroopa Liit ei saa siin väga palju teha, küll aga on asju, mida me teha tegelikult saame ja siin me töötame paralleelis Euroopa Komisjoniga. Euroopa Parlamendis on moodustatud ajutine komisjon, eluasemekriisi lahendamise komisjon. Mina olen selles komisjonis oma poliitilise grupi Renew koordinaator. See raport on peaaegu valmis. Parlamendi raport on lõplikult valmis veebruaris. Homme me näeme ka, mitte homme, esmaspäeval, teisipäeval, me näeme ka komisjoni ettepanekut ja siis me saame need kahte paberit võrrelda ja sealt liikuda edasi. Eluasemekriisi lahendamine ei tähenda seda, et Brüssel hakkab külvama raha iga ühele, kes tahaks endale midagi ehitada. Aga me saame näiteks muuta riigiabi reegleid selliselt, et riikidel oleks võimalik ehitada maju, mis oleksid kättesaadavad ja taskukohased nende elanikele. Mitte nii, et on kuskil ärimehed, kes teenivad raha selle pealt, et nad ehitavad ja siis on inimesed, kes ostavad nendele väiksed korterid ja satuvad sellega laenuorjusesse. Noorte pere puhul on väga suur probleem. Nii et loodame, et sealt tulevad mingisugused lahendused, aga muidugi on asju, mida me ei saa teha Euroopa tasemel, sest need on liikmesriikide lahendada. Aga kui meil on olemas selline instrumentide kogum, mida kasutavad teised liikmesriigid, kui meil on mõistlik valitsus või siis poliitilised jõud, mis valitsustele avaldavad teatud poliitilist survet, siis võib-olla me liigume eesmärgi saavutamise suunas. Elu näitab. Igal juhul hetkel oleme mõõdukalt optimistlikud, ma ütleks niimoodi. Järgmine teema, millest ma tahaks rääkida, on see, et järgmisel nädalal meil on Strasbourgi istung, viimane istung sellel aastal. Strasbourgis teatavasti me hääletame. See ongi koht, kus me peame hääletama. Muideks Brüsselis me aluslepingute järgi ei tohigi võtta vastu seadusandlust, sest parlamendi ametlik töökoht on tegelikult Prantsusmaal asuv Strasbourg. Aga kuna see on suhteliselt väike linn, sinna me kõik nagu igapäevaselt ei mahu, nii et käime seal kord kuus, selline rändtsirkus, selles on juba palju räägitud, ma ei hakka sellest peatuma. Ja see raport, millest ma räägin, on parlamendi poolt algatatud raport, aga juhul, kui me võtame selle vastu, siis see muutub komisjoni jaoks kohustuslikuks
ja siis komisjon peaks tulema välja direktiivi ettepanekuga ja selle sisu oleks see, et me peame kaitsma töötajaid tehisintellekti eest. Ma ei räägi sellest, et me ei tohi kasutada tööl tehisintellekti, aga tehisintellekti management on midagi muud. See on näiteks, kui te saadate kuskile oma CV, te tahate endale saada tööd, teil on töövestlus, aga inimese asemel teie CV-d loeb tehisintellekt ja siis ta langetab otsuse, mis võib olla tegelikult diskrimineeriv ja mitte õiglane. Selliste algoritmide poolt peaks inimesi kaitsma. See puudutab mitte ainult seda protsessi, kui te võetakse tööle, aga kui mingit kollektiivi juhitakse tehisintellekti abil, kus kuskil on dispetšerid, kes jagavad tööd ja nii edasi. Peab alati olema inimene, kelle poole pöörduda. Te peate alati teadma, kes vastutab selle otsuse eest ja te peate alati olema võimeline ennast kaitsma. Tehisintellekti eest ennast kaitsta on päris raske. See on selle raporti sisu, seal on terve kogum ettepanekuid, mida me tahaksime rakendada, aga selleks, et see muutuks direktiiviks, meil on vaja parlamendi enamuse toetust, mis tähendab 371 häält. See on päris palju, arvestades seda, et selles parlamendi koosseisus on päris palju poliitilisi jõude, kes usuvad, et ei ole vaja üldse mingisugust seadusandlust, lihtsalt tiksume niisama, saame kõrget palka ja kritiseerime Euroopa Liitu täpselt nende sõnadega, nagu teeb seda Donald Trump ja tema administratsioon. Aga niimoodi me sõbrad kaugele ei jõua ja ikka pingutame selle nimel, et see ja ka teised vajalikud raportid oleks vastu võetud ja et eurooplaste elu, ka tööelu muutuks paremaks. Ja viimane teema, millest ma tahaksin rääkida, on kurikuulus, Eestis vähemalt kurikuulus kahjuks Istanbuli konventsioon. Viimasel ajal me oleme lugenud ka Eesti meedias igasugused imelikke sõnavõtte. Kui ma võtan lühidalt kokku, siis oli sellised inimesed, kes rääkisid, et pole me seda Istanbuli konventsiooni vaja, naisi kaitsevad mehed, mitte konventsioonid. Siis ma hakkasin mõtlema, kes on see mees, kes kaitseb naist, keda peksab tema elukaaslane, kas naaber, onu Heino naaber korterist või kes see mees nagu ideaalis võiks olla. Mina isiklikult ikka eelistan seda, et oleks siis seadusandlus, mis kaitseb ükskõik mehi, naisi või lapsi koduvägivalla eest. Aga sellest me räägime homme pikemalt, see tähendab reedel, 12. detsembril, kus mina poliitilise fraktsiooni Renew toetusel korraldan ühte konverentsi, kus me räägime just Istanbuli konventsioonist, seal on meil väga huvitavad külalised, seal on meil esinejas Eiris Pettei, kes on Eestis Istanbuli konventsiooni implementeerimise variraportöör. Seal on meie võrdusõigusvolinik ja teised spetsialistid. Ma usun, et sellest tuleb päris huvitav arutelu, siis me sellest pikemalt kirjutame ja ma loodan, et sellega me suudame ka vähendada seda skeptilisust Istanbuli konventsiooni osas, sest praegu see dokument on varjutatud valede ja desinformatsiooniga, mida ta tegelikult ei vääri. Aga seniks püsige terved ja kohtume nädala pärast, kui ma salvestan oma viimase Brüsseli päeviku juba Strasbourgist.